Tänase pühapäeva epistli hümn Kristuse ülistuseks oleme juba kuulnud. Ja selle kirjutas püha Paulus Efesose kogudusele, aga muidugi mitte ainult Efesose kogudusele, vaid ka Rakvere kolmainu kogudusele. Nii on see siis päris personaalne pöördumine meie kõikide poole, sealt, millest on, tõsi küll, juba mõned sajandid möödas. Kolmainupüha järgneb nelipühale ja me loeme selle järgi, et on alanud uus poolaasta kirikus. Esimene poolaasta on pühendatud Kristusele ja teine poolaasta on pühendatud kogudusele. Me käsitleme seal kõiki olulisi teemasid meie kiriku elu ja korralduse osas. Ja nendesse pühapäevadesse jätkub siis teemasid, kuni on käes esimene advent. Me algame uue kirikuaastaga. Kolmainsusest kui mõistest ei ole tegelikult piiblis juttu. Sisuliselt on muidugi see kolmainsuse mõte juba tänagi loetud Aaroni õnnistussõnades, aga teoloogiliselt käsitleti kolmainsuse õpetust algristi koguduses ja need teoloogilised vaidlused ei olnudki väga lihtsad. Armeenia kirik näiteks ei olegi kolmainsuse õpetusega ühinenud. Aga kui meie lääne kristlased räägime kaunis palju kolmainsuse õpetusest, siis sellel on ometi seos algristi kogudusega ja sellest lähtuvalt on kolmainsuse usk üks meie usu lahutamatu osa. Kui me palvetame, siis palvetame Jumala Isa, Jumala Poja Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu poole. Kolmainu Jumalale pühendatud pühapäev, mida me täna pühitseme, ütleb mulle, kui ma Jumala poole palvetan, siis palun ma ühtlasi tema Poja Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu ja Isa looja poole. Kui ma Jeesust palun, siis ma palun kõiki, nii Isa, kes on Jeesuse saatnud, kui Püha Vaimu, kes on meie saatjaks. Muidugi eriti nelipühapäevast on Püha Vaimu teema meile oluline, sest Püha Vaim on see Jumala nägu, mida me võime kogeda ja tunda. Usun, et oleme kõik püüdnud oma südames kolmainu Jumala saladust mõista. Kindlasti on ka neid inimesi, kelle jaoks kolmainu Jumala saladus ongi puht abstraktne spekulatsioon, mis on teoloogide poolt välja mõeldud. On neid, kes on palju mõelnud ja lugenud ja riigiga ikka samasse kohta tagasi jõudnud. Ma ei saa kolmainsuse teoloogiast kuigi palju aru. On ka neid, kes ütlevad, selle asemel, et kolmainu Jumala olemuse üle arutada, peaksime lihtsalt kristlastena elama.
tähtis on Jumala käske pidada ja ligimesi armastada. Kõik muu on ebaoluline. Me ütleme, ka see on tõsi. Kristlane ei ela mitte iseendale, vaid oma ligimesele. Kuid veelgi tähtsam on see, et tõelise kristliku elu allikas ja jõud on peidetud sellesse Jumala saladusse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. See, kes elab kristlikult, mõtleb ka Jumalast õigesti. See, kes mõtleb Jumalast õigesti, elab ka kristlikku elu. Kolmainsuse saladus seisneb selles, et Isa armastab poega ja poeg Isa ja Pühas Vaimus jagavad nad end kõigele loodule. Meie osaks on elada ka selles mõttes kolmainsuslikku elu. Me ei ela iseendale, vaid Jumalale ja kaasinimesele. Meie osaks on jagada armastust, andestust ja tröösti. Üks Jumal kolmes isikus, varjatud Jumal. See on kolmainu püha teema. Esmalt siis Jumal on meie Isa. Ta on kinkinud meile elu, ta hoolitseb meie eest ja meie võime teda usaldada. Ta on looja, selle maailma lõpule viija ja kujundaja. Loomistöö ei ole lõppenud, vaid loomistöö jätkub. Ta ei tõmbu tagasi, vaid hoolitseb oma rahva eest. Taevane Isa kõneleb meiega loodu kaudu ja ajaloo kaudu, oma prohvetite ja apostlite kaudu. Ta on andnud meile oma käsud, et me õieti meile kingitud elu kasutaksime. Teiseks, looja Jumal saatis oma poja Jeesuse Kristuse inimesena siia maailma ja selle kaudu ta õpetas meid ja näitas meile armastava elu teed, anda oma elu oma jüngrite, poegade ja tütarde, vendade ja õdede eest. Kõik, mis ta tegi, tegi ta kooskõlas oma Isaga ja ometi oli ta ristil siiski üksinda. See, kes usub Jeesusesse, usub ka Jumalasse. Poja elu näitab meile, et Jumala Isa tuleb ikka ja jälle inimestele vastu. Kõik, mis meiega juhtub, on osa Jumala armastusest. Jumal on kõik teinud, et meil oleks rõõmsameelne ja mõtestatud elu. Ja kolmandaks, nädala eest tähistasime nelipühi. Mul oli võimalus möödunud pühapäeval ja laupäeval tähistada seda Siberis. Olin laupäeval Eesti külas Ülemsoe Tukis, kus eestlased on elanud juba oma 170 aastat, säilitanud oma keele ja oma koguduse. Kas ei ole Püha Vaimu ime, et nõnda riigikorrad on vahetunud ja ometi on see tänaseni Eesti küla. Möödunud pühapäeval olime ühendatud seal
erinevate Eesti rühmadena mitmelt poolt üle terve suure Venemaa ja püha vaim on see, kes meid ühendab nelipühadel apostlite peale välja valatud vaim. Rääkisin Ülemsoetukis jutlust 3 keeles. Tegelikult ei oleks meil muidugi mitut keelt vaja. Kui Peetrus kõneles, siis said kõik sellest aru. Aga ometi tundus mulle vajalikuna öelda seal oma sõnum nii hästi eesti, vene kui soome keeles, sest kogudus kuulub praegu Ingeri kiriku osaduskonda. Aga nõnda püha vaim meid ühendab üle piiride ja üle aegade ja püha vaim juhatab meid selle tõelise usu juurde. Elada kristlikult tähendab elada pühast vaimust lähtuvalt. Vennad-jõed, Jumala südamel on kogu maailm ja kõik inimesed. On üks Jumal, kuid on ka teatud erinevused, nii nagu inimene on üks, kuid tal on vaim, hing ja ihu, nõnda on ka Jumal üks, kuid ta on meile ilmunud nii hästi Isa, Poja kui püha vaimuna. Kolmainsuse kohta ütleb apostel Johannes: Jumal on armastus. See salm on ka minu vapisalmiks minu piiskopi vapil. Jeesus ütleb, nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Inimene elab oma eesmärgist ja mõttest mööda, kui ta elab mööda kaasinimesest ja Jumalast. Mida enam me iseendale mõtleme, iseennast kõigi asjade mõõdupuuks seame, seda vähem me tunnistame Jumalat. Samas iga inimene ongi ainulaadne. Iga osadus vajab kaasinimesi just sellisena, nagu nad on. Armastus võimaldab ühtsust paljuses. Kogu kristluse ajalugu kõneleb meile nendest väärtustest, kuid alati on olnud ka inimesi, kes üksiklastena on tõmbunud kõrbe või mägedesse, ometi elasid ka nemad seal Jumala lähedal. Nad olid paljudele nõuandjad ja eestpalvetajad, kuigi nad ei olnud elu keskel. Selleks, et olla asjade kujundaja ja juht, ei tarvitse kõndida Jeruusalemma peatänavat mööda. Sa võid olla ka roostikus, Surnumere ääres, nii nagu ristija Johannes, ja inimesed tulevad sinu juurde, sest nad tahavad teada tõde. Kolmainus Jumal on Kristuses kogetav siis, kui me õieti elame ja ülistame. Julgustagu need mõtted kolmainu Jumalast, Isast, Pojast ja pühast vaimust meid ja aidaku meid elada tema nime kiituseks. Vennad-jõed, mida enam me õpime kristlastena elama, seda enam õpime Jumalat tundma. Ja vastupidi, mida enam me tunneme Jumalat, seda kristlikumalt me elame. Ainult siis
kui meil on osa Kristuse vaimust, elavast Jumalast, pühitsejast, uueks tegijast, nii palju on meil seda vaimuandi, et me võiksime selles maailmas Jumala armastust kuulutada. Jumal on meid loonud ja lunastanud. Ta tahab olla iga päev meie juures, saata meid ja juhtida ja toetada, kui me oleme kukkumas. Ta tahab meid uuendada ja pühitseda ja igavese elu tarvis valmistada. Selles usus ja lootuses tohime ka täna seda Jumala teenistust siin pidada ja venna õnnistada tööle selleks, et Kristust teenida. Kiitkem siis, head sõbrad, suu ja südamega, kogu oma elu ja olemusega Jumala kolmainsuse mõõtmatut rikkust ning kirkust. Palvetagem. Kolmainu Jumal, sina armastad maailma ja inimesi. Me palume sind lootuses, uuenda püha vaimu läbi meie usku sinusse ka siis, kui me seda kõike ei suuda mõista. Anna meile julgust koos teistega kõndida usuteel, sest me vajame kaaslaste ande ja tarkust. Ava meie kõrvad, et kuuleksime Jeesust, et kuuleksime tema sõna ja võiksime ka ise temast tunnistada. Aita meid sinu armastust jagada rahus, rõõmus ja tänulikkuses. Ole meie kõikide kogudustega, kuuluta ja juhata meid, et me võiksime sind teenida osaduses ja armastuses. Me kiidame ja ülistame sind täna ja igavesti. Aamen.